Mu hing on väga rõõmus mu Jumalas, sest ta on mind ehtinud õnnistuse riietega ja õiguse kuuega katnud. Sinu juurde ma kipun, Issand, ära lase mind häbisse jääda elades. Nõnda ütleb Issand. Tulge vee juurde kõik, kel on janu ja kel ei ole raha, tulge ostke ja sööge, kuulge, et teie hing võiks elada. Siis tahan ma teiega igavese armulepingu teha. Vaata, ma olen su ülekohtu sinult ära võtnud ja sind uute riietega ehtinud. Maitske ja vaadake, et Issand on hea. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Loen Miika raamatu 6. peatüki 8. salmi. Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos Jumalaga. Aamen. Istuge palun. Issandas armastatud vennad ja õed, oleme tulnud Jumala kotta, et Jumalat vaimus ja tões kummardada, teda ta kõigi heategude eest tänada ja temalt paluda, mida me ihu ja hinge poolest vajame. See on suur arm, et võime seista tema palge ees ja oma südameid läbi katsuda, et ta saaks meid puudutada, oma sõnaga vormida, üles ehitada ja pühitseda endale sobivaks rahvaks. Selle nädala juhtsõna lugesin ette. Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea ja mida nõuab Issand sinult muud, kuid et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga. Eks me oleme alati mõelnud, et mis on siis see, millega me võiksime tulla Jumala ette. Millist head meelt me võiksime Jumalale valmistada? Eks juba päris maailma alguses Kain ja Aabel tahtsid Jumala palgete tulla ja tulid oma ohvriga ja põletusohvriga. Ja ohvri toomist ühel või teisel viisil on pühakirjas olnud päris palju, aga Issand ütleb, et see ei ole see, mida ma ootan. Kui sa tuled, siis tee, mis on õige, armasta head. See, mida meil tuleks oma elus järgida, on head ja õiget tähtsaks pidada ja seda armastada. Armastada mitte lihtsalt mida iganes. Armastus iseenesest. Armasta võib ka halbu asju ja valet käitumist. Armasta võib ka meile kahjulikult mõjuvaid asju, aga Jumala sõna on see, mis ütleb meile, mis on õige ja hea, et me võiksime seda ihaldada, see on tähtis. Kui öeldakse, Issand, olgu su ülem rõõm, siis ma annan sulle kõik, mis su süda kutsub. Siis see, mida Jumal annab, kui see on meie jaoks tähtis, see, mida Jumala sõna ütleb, kui me seda armastame ja seda igatseme ja seda kalliks peame, sellisel viisil Jumala ette tulek oleks õige viis Jumala ette tulla. Mitte seda armastades, mis meile on tähtis ja hea, vaid seda armastades, mis on Jumala meelest õige ja hea. Ja et sa käiksid koos oma Jumalaga. Eks me tahaksime mõnikord nii, nagu Saksa sõduri pandla peale kirjutatud, et Jumal meiega, et Jumal tuleks meiega, kuhu me igale poole läheme. Ja kahtlematult, et see on suur asi, kui Jumal on meie juures, aga eelkõige oodatakse, et meie käiksime koos Jumalaga. Oleksime seal, kus tema on.
Vana Testament nimetab paari vaga kohta Eenoki suhtes ja isegi ka Noa kohta, et Eenok käis koos Jumalaga ja ka Noa kohta öeldi, et Noa käis koos Jumalaga. See oli midagi erilist nende meeste jaoks. Me võiksime ja peaksime käima seal, kus Jumal käib ja kus Jumal on. Ühe Ameerika presidendi kohta teadsin küll ka tema nime, aga hetkel ei mäleta enam. Öeldi, et ta igal tööpäeval, kolmapäeval kella 5 lahkus täpselt tööpostilt, olgu kui tahes palju ülesandeid ta ees seisis. Ja kui talt küsiti, et kuhu ta siis nüüd ruttab, siis ta ütleb, et meie koguduses on piiblitund kell 5. Ja kui meie õnnistegija on seal, kuidas siis mina võin sealt puududa? Seal, kus Issand on, seal tuleks ka meil olla. Meil tuleks käia koos Jumalaga, olla tema lähedal, otsida seda sama, mida Issand tähtsaks peab. Ja täna oleme tulnud Jumala ette ja katsume läbi, mis on need asjad, millega meie tuleme Jumala ette, millega meie tahaksime Jumalale meelepärased olla. Ja kui oleme südamed läbi katsunud, siis tunnistame Issandale oma puudujäägid üheskoos nõnda üteldes. Kõige väeline Jumal, halastaja Isa, mina vaene patune inimene tunnistan sinule oma patud üles, mis mina mõtte, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu nuhtluse ajalikult ja igavesti küll olen ära teeninud. Aga minul on nende pärast väga kahju ja mina kahetsen neid südamest ja palun sinu isaliku halastuse ja sinu armsa poja Jeesuse Kristuse, meie õnnistegija kibeda kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle patusele inimesele armuline ja halasta mu peale. Anna mulle andeks kõik minu patud ja anna mulle armust püha vaimu väge, et ma oma elu saaksin parandada. Kui see on ka sinu tunnistus ja palve, siis kinnita seda ja ütle jah. Selle sinu tunnistuse peale kuulutan ma sulle, kes oma pattu kahetsed ja usus meie Issanda Jeesuse Kristuse lunastustööle oma lootuse paned. Oma patud tahad maha jätta ja Jumala püha tahtmist mööda elada. Sulle kuulutan mina kui kutsutud ja seatud Jumala sõna sulane, Jumala armu. Ja mõistan sind Issanda Jeesuse Kristuse käsul, sind kõikidest sinu pattudest vabaks. Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel.
issand Jumal, taevane Isa, Jeesus Kristus saatis oma jüngrid kogu maailma, et kõik rahvad hea sõnumi ära tunneksid. Me palume sind, lase oma sõnal meis tööd teha ja täida meid rõõmuga lunastuse üle. Jeesuse Kristuse, sinu poja läbi, nüüd ja ikka ja igavesti. Ülistus sinu nimele. Me kuuleme Jumala sõna prohvet Aamose raamatu 7. peatüki salmidest 10–15. Amasja, Peeteli preester, läkitas siis Iisraeli kuningale Jerobeamile ütlema: Aamos peab salanõu sinu vastu Iisraeli soo keskel. Ma ei suuda taluda kõiki tema sõnu, sest Aamos on öelnud nõnda: Jerobeam sureb mõõga läbi ja Iisrael viiakse vangi ära omaenese maalt. Ja Amasja ütles Aamosele: sina, nägija, mine, põgene Juuda maale, söö seal leiba ja ennusta seal. Aga Peetelis ei tohi sa enam ennustada, sest see on kuninga pühamu ja kuningriigi tempel. Siis Aamos vastas ja ütles Amasjale: mina ei ole prohvet ega prohveti jünger, vaid olen karjane ja metsviigipuude vääristaja. Aga issand võttis mind karja järelt ja ütles mulle: mine ennusta mu rahvale Iisraelile. Aamen. See on Jumala sõna. Ja edasi kuuleme Galaatia kirja 4. peatüki salmid 12–20. Apostel ütleb: saage, vennad, niisuguseks nagu mina, sest minagi olen nagu teie. Ma anun teid, te ei ole mulle mingisugust ülekohut teinud. Te ju teate, et ma esimesel korral kuulutasin teile evangeeliumi oma ihunõtruses ning teie võitsite kiusatuse ega põlanud mind mu keha pärast ega sülitanud maha, vaid võtsite mu vastu nagu Jumala ingli, nagu Kristuse Jeesuse. Kus on nüüd teie õndsaks kiitmine? Ma ju tunnistan teile, et kui oleks olnud võimalik, siis te oleksite oma silmad välja kiskunud ja andnud minule. Kas ma olen saanud teile vaenlaseks, rääkides teile tõtt? Nemad ei lipitse teie ümber hea pärast, vaid nad tahavad teid tõrjuda eemale minust, et te innukalt lipitseksite nende ümber. Alati on hea olla innukas hea suhtes, mitte ainult siis, kui mina teie juures olen. Mu lapsed, kelle pärast ma olen jälle lapsevaevas, kuni Kristus teie sees saab kuju. Küll ma tahaksin nüüd olla teie juures ja muuta oma häältki, sest ma olen teie pärast nõutu. Aamen. Ja tunnista nüüd, armas kogudus, oma püha usku, üheskoos nõnda üteldes. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maariast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, 3. päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise Isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu.
meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud pühakirja teksti Johannese evangeeliumi 13. peatükist salmid 16–20. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei ole teener suurem kui ta isand, ega saadik suurem kui see, kes tema on saatnud. Kui te seda teate, siis olete õndsad, kui nõnda ka teete. Ma ei ütle seda teie kõikide kohta. Mina tean, keda ma olen valinud. Kuid kiri peab minema täide. See, kes minu leiba sööb, on pöördunud minu vastu. Ma ütlen teile seda juba praegu, enne kui see sünnib. Kui see sünnib, te usuksite, et mina olen see. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes võtab vastu selle, kelle mina saadan, see võtab vastu minu, ja kes võtab vastu minu, see võtab vastu tema, kes on minu saatnud. Aamen. Armas kogudus, tänase pühapäeva teemaks on Jeesuse saadikud. Nii on Jumal seadnud, et inimeste kätte on antud selle päästva arvu kuulutamine ja selle päästva armu jagamine, mille õnnistegija Jeesus Kristus meile on kinkinud. Öeldakse, et inglid ei tule seda tööd tegema, see kuulutustöö, Jumala armutöö, ütleme Jumala töö on antud inimeste kätte. Ja sellepärast on inimestel Jumalast antud lõpmatult tähtis, maailma kõige tähtsam ülesanne, et me võiksime igavese elu pärida. Et seda tööd Jeesuse saadikud teeksid õieti, selleks on vaja, et nendel oleks õige meelsus. Ja see tekst, mida ma lugesin, see on sellest hetkest, kui Jeesus on jüngritega koos ja kui ta ka armulaua seab, aga seal üheskoos ka ta, olles peseb jüngrite jalgu ja öeldakse, et aga enne, kui Jeesus teadis, et tema tund on tulnud minna sellest maailmast ära Isa juurde, siis tema, kes oli armastanud omi selles maailmas, armastas neid lõpuni. Jeesus oli jüngritega koos ja armastas neid lõpuni. See väljend tähendab seda, et Jeesus armastas jüngreid nii palju, kui üldse on võimalik. Ta armastas neid täieliku enese andmiseni. See armastus ei olnud pisut, vaid see oli see, mis viis teda ohvrisurma oma elu andmiseni. See on väljend armastusest, mis annab ennast lõpuni, end ohverdab selleks, et need, kelle eest see ohver tuuakse, saaksid puhtaks ja päästetud. Ja nüüd need Jeesuse saadikud, Jeesuse jüngrid peavad valmis olema sama meelsusega ja samamoodi ennast ohverdama, et viia sõnum jumalikust lunastustööst kõigi inimesteni kogu maailmas. Esimene asi siis jüngri jaoks on selline täielik pühendumine, kõikide raskuste ületamine, enda lõpuni andmine, et see sõnum pärale jõuaks. Seda ei tehta poole jõuga, ei tehta ainult siis, kui head päevad on, siis, kui asi kergelt läheb, vaid armastatakse lõpuni. Ometi nende hulgas, Jeesuse jüngrite hulgas, võib olla ka teistsuguseid hoiakuid. Nende 12 hulgas oli ju ka Juudas, jünger,
kes pidi küll lõpuni ennast andma Jumalale ja nende teenistusse, kelle juurde ta läheb. Aga alati ei pruugi jünger seda teha. Ja nüüd ongi olukord, ühel pool on nagu Jeesus, kes annab iseennast, ja teisel pool Juudas, kes ei anna iseennast, vaid annab issanda ära. Kuigi sellel äraandmiselgi tundub olevat koht Jumala päästeplaanis, näitab evangelist väga selgelt, et Juudas ei ole mingil kombel Jumala kaastööline selle maailma lunastamisel. Öeldakse, jah, kurat oli juba pannud Juudas Iskarioti Siimona poja südamesse, et ta Jeesuse ära annaks. Kurat tegi seda tööd Juudas. Juudale võis tunduda, et tema on nüüd see isik, kes asjade käiku suunab ja Jeesuse tegevust kontrollib ja tema üle valitseb. Tegelikult otsustaja ja tegutseja oli ikkagi Jeesus, mitte tema äraandja. Nagu ta ka varem kinnitanud, ta ütleb nii, isa armastab mind sellepärast, et ma annan oma elu, et seda jälle tagasi võtta. Ja keegi ei võta seda minult, vaid mina ise annan selle omal tahtel. Minul on meelevald seda anda ja minul on meelevald jälle seda võtta. Juudas küll tegutses kuradist läkitatuna, aga see, kes olukorda valitses, oli Jeesus. Erinevalt Jeesusest, kes on vaba oma elu andma ja võtma, on Juudas teistsugune, kuna ta on andnud oma südames ruumi kuradile ja nüüd ei ole Juudas enam asjade otsustaja, vaid kurat, kes Juuda mõtlemist suunab. Juudas ise on saanud vaid väikseks nuppuks lunastustöö näitelaval, mille taga olevaks ja mida suunavaks jõuks on olnud algusest peale Jumala päästev armu tahe. Jeesus ütleb, see, kes minu leiba sööb, on pöördunud minu vastu. Need sõnad tunduvad kuidagi võib-olla leebemat, aga see väljend on tegelikult palju karmim. Väljend on pöördunud minu vastu, võib tõlkida ka, et kellegi vastu kanda tõstma või kannaga lööma. Ja on pilt silmade ees, kui keegi tugevam seisab püsti, teine nõrgem on maaslama ja pikali maas ja tugevam lööb kannaga talle vastu nägu. Võib-olla mitte isegi selleks, et talle haiget teha, vaid teda alandada ja teda solvata. See on põlguse märk, üleoleku märk. Ja ilmselt võis Juudas tunda midagi taolist Jeesuse suhtes, üleoleku tunnet, et ta võib teda alandada, sest Juudas tundis ennast paremini olukorda kontrollivat ja arvas, et tema valitseb ja määrab, kuidas Jumala lunastustöö peaks kulgema. Selline üleoleku tunne Jumala asjade suhtes või piibli suhtes, ka kiriku traditsioonide suhtes võib meid meie arusaamistes ja käitumistes viia hukatuslike tagajärgedeni. Me vajame teistsugust, alandlikku, Jumala alla enda andmise tunnetust. Jüngrite jalgade pesemise järel näitab Jeesus, et see, mida ta on äsja teinud, on ühtlasi eeskujuks ja juhatuseks neile, kes teda järgivad. Ta ütleb, kui nüüd mina, issand ja õpetaja, olen teie jalgu pesnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu, sest ma olen teile andnud eeskuju, et teiegi
teeksite nõnda, nagu mina olen seda teinud. Selline enda lõpuni armastamine, jalgade pesemine nõuab alandlikkust ja enda ja oma positsiooni realistlikku hindamist. Tõesti, ma ütlen teile, ei ole teener suurem kui tema isand ega saadik suurem kui see, kes tema on saatnud. Nii et jüngrite hulgas võib olla ka neid, kes tegelikult üleoleku tunnevad Jumala riigi töö, Jumala sõna, kiriku õpetuse suhtes ja arvavad, et nemad on Jumala kaastöölised ja käsilased. Ja on ka neid olnud, kes on isegi arvanud, et Juudas on pühakuks kuulutatud Etioopia kirikus. Seda kindlasti ei ole, aga selle arvamune võib tulla sellest, et Etioopia kirikus on küll Pilatus kuulutatud pühakuks, sellest kõnelevad nii Tertullianus, Eusebius, Augustinus, ja seda sellepärast, et on pärimus, et Pilatus hiljem pöördus ja sai usklikuks. Jüngrid ja tema saadikud või apostlid, siis kui nad tööd teevad, ei esinda iseennast, vaid teda, kes neid on saatnud. Ja Jumala riigi töötegijatel ei ole siis mingisugust muud autoriteeti või meelevalda kui see, mis on autoriteet, mis on Jeesusel, ja meelevald, mis on Jeesusel. Kristuse järgmine ja temast tunnistuse andmine ei ole mitte mingisugune eesõigus, vaid see on möödapääsmatu kohustus. Kõik need, keda Jumal kutsub oma ülesannetesse, ei tunne seda ülesannet mitte kerge ja lõbusa olevana. Täpselt nii oma kohustusena on mõistnud seda Paulus. Ta ütleb, sest kui ma evangeeliumi kuulutan, ei saa ma sellega kiidelda, kuna see kohustus on pandud minu peale ja häda mulle, kui ma evangeeliumi ei kuuluta. Ja ta hiljem ütleb, et kui ta selle kuulutama jätab, et siis see on lausa nagu kriminaalkuritegu, mille tema sooritab. Olla Jumala riigi töötegija, see on kohustus ja mitte ka kerge kohustus. Kuna Jumala plaani ja tahte kuulutamine ei ole alati inimestele meelepärane, siis kutse vastuvõtmine selle ülesande täitmiseks ei ole siis ka kuulutajatele kerge. Need, kellele tundub see kerge olevat, need ei ole aimanud ära, mida see töö endas tähendab. Me lugesime altarist Aamosest. Ta ei soovinud endale prohveti ametit, vaid issand oli ta võtnud ja käskinud teda minna ja kuulutada sõnumeid, mis rahvale ei meeldinud. Nad ütlesid, et mingu ta siit Iisraelist ära, mingu ta Juudasse, kuulutagu ta seda kusagil mujal, aga mitte siin. Meil läheb asjad hästi niigi ilma tema kuulutamiseta. Oma jüngrit ja vaimuliku töö tegijat valib alati issand ise. Inimesed tavaliselt seda ametit endale ei vali. Piibel ei tunne ühtegi prohvetit, kes oleks ise võidelnud selle eest, et saada seda positsiooni. Sellepärast on olnud, või selliseid on olnud küll, kuid need on tavaliselt olnud valeprohvetid. Issand kutsus Moosese, Joona, Jesaja, Jeremia, Aamose, Peetruse, Pauluse ja nii edasi. Ükski nendest ei ole hõisanud rõõmust selle kutse üle. Kui jüngriks kutsutu Eliisa palus endale 2 osa Eelia vaimust, siis Eelia pidi talle ütlema, et sa oled rasket asja palunud. Jumala vaimus tööd teha, see ei ole kerge käekäik ega saatus.
Ja kui Jumal Moosest kutsus, siis öeldakse, et Moosesel oli lausa 5 vastuväidet selleks, et mitte sellesse ametisse tulla. Ta tõrkus seni, kuni Jumal lausa vihastas tema peale. Nagu öeldud, ei ole Jeesuse jüngrid kutsutud ega läkitatud kuulutama mitte iseennast, vaid teda, Jeesust. Meil ei saa olla mingit muud sõnumit, kui ainult see sõnum, mida Issand ise meie kätte annab. Ja me ei tohi otsida kellegi teise au, iseenda aust muidugi rääkimata, kui vaid Jumala au. Pauluse üleskutse galaatlastele oli, et nad ei laseks ennast eksitada valekuulutajatel, kes nende ümber lipitsevad, vaid nad võtaksid kuulda evangeeliumi tõde, ise kui see peaks olema neile vastuvõetamatu. Valeprohvetite kuulutus on patuse inimese kõrvadele palju meelepärasem. Nii et tavaliselt need saadikud, keda Jumal saadab, tajuvad selle koorma raskust. Ja ka oma ühes ajalehe Eesti Kirik juhtkirjas kirjutas seda, kui ma küsisin Guti Lavonelilt, et ma vaatasin Peetruse palgesse ja Peetrus on siin kühmu vajunud ja põlved on nõtkuvad ja pilk on alla suunatud, et miks Peetrus nii kurb on selle altarimaali peal. Ja Guti ütles, et Peetrus sai aru oma ülesande raskusest. Ja nii on siis Kristuse jüngritel ei ole õigust kuulutada midagi muud kui sõnumit Jeesusest ja tema läbi teostatud lunastusest. Vahest kõige selgemalt ja radikaalsemalt väljendab seda apostel Paulus oma kirjas galaatlastele. Mingit teist evangeeliumi ei ole, on vaid mõningad, kes teid segadusse ajavad ja tahavad Kristuse evangeeliumi pahupidi pöörata. Ja see on võimalik, et Jumala sõna pööratakse pahupidi. Aga kui meie või isegi kui ingel taevast kuulutakse mingit evangeeliumi selle asemel, mida meie oleme kuulutanud, see olgu neetud, kirjutab apostel Paulus. Nagu me oleme teile juba ütelnud ja praegu ma ütlen teile, kui keegi kuulutab teile mingit evangeeliumi selle asemel, mida te olete vastu võtnud, see olgu neetud. Oht oli, et me võime Jumala sõnast hakata välja lugeda endale meelepäraseid asju ja jätame kuulutamata selle, mida Jumala sõna ütleb. Paulus kinnitab, et kui ma veel tahaksin meeldida inimestele, siis ma ei ole Kristuse sulane. Galaatia 1:10. Võime lisada, et sellel hetkel, mil Jeesuse apostel hakkab kuulutama midagi muud, püüdes meeldida mitte Jumalale, vaid inimestele, see tähendab teostama mingit oma agendat, oma plaani, oma teoloogiat, siis on temast saanud Juudas, äraandja, kes on tõstnud oma kanna Issanda vastu. Pauluse sõnul on apostlite kui Kristuse sulaste ja Jumala majapidajate esimeseks kohustuseks olla ustav. Ustav ja traditsioonilise arusaama järgi on seda alati mõistetud ilmutusraamatu lõpusõnade valguses. Mina tunnistan kõikidele, kes kuulevad meie raamatu ennustuse sõnu. Kui keegi neile midagi juurde paneb, siis paneb Jumal temale peale need nuhtlused, mis selles raamatus on kirjutatud. Ja kui keegi tõttab midagi selle prohveti raamatu sõnadest, siis Jumal võtab ära tema osa elupuust ja pühast linnast, millest on kirjutatud selles raamatus.
kõige nende 3 lugemise keskne tõde, mida täna siin kirikus oleme kuulnud Jumala sõna kuulutajate kohta, on Jumala sõnumi viijad, tema läkitatud, tema apostlid, kes ei kuuluta mitte iseennast, vaid nad kuuluvad läkitatule ja nad kuulutavad seda sõnumit, mida nende saatja on pannud neid kuulutama. Ja nad ei tohigi kuulutada midagi muud ega midagi teist. Juhul, kui nad seda ei tee, vaid hakkavad kuulutama iseennast, saavad nad võrdseks Juudaga. See on sõna kuulutaja ja keeruline osa. Ja kuna Jeesus on oma jüngritele ja saadikutele andnud erilise seisuse, siis peavad sellega arvestama ka need, kes nende sõnu kuulevad. Kuulutaja sõna vastuvõtmine tähendab selle vastuvõtmist, kes on kuulutaja välja saatnud. Ega alati ei võetagi kuulutajat vastu. Ja kui Jumal Moosese kutsus ja saatis oma rahva juurde neid Egiptuse orjusest välja viima, siis Moosese ju suur hirm oli see, et teda ei võeta vastu. Ja kui tema tuleb, nad ei saa aru, kes on tema läkitanud, ja kui ei võta vastu Moosest, siis ei võta vastu ka teda, kes on Moosese läkitanud. Ja kui Mooses põikles hirmsasti Jumalal vastu, siis ta viimane vastuväide oligi see, et issand, läkita, keda läkitad, ainult mitte mind. Ja ometi selle peale siis ütles issand, et vaata, eks leviit Aaron on sinu vend. Ta räägib hästi. Sina pead temaga rääkima ja temale sõnad suhu panema. Tema räägigu sinu asemel rahvaga ja see olgu nõnda, tema on sulle suuks ja sina oled temale jumalaks. Ja nii nagu Moosesel oli, et Aaron oli Moosesele suuks ja Mooses oli Aaronile jumalaks, nii on iga Jumala sõna kuulutajaga, et Jumala saadikud saavad olla issanda suuks, aga kõneleja on issand ise. Ja see kõne, mida me kuuleme kuulutaja kaudu, see on issanda kõne. Kui me selle kõne vastu võtame vastu issanda, kui me selle kõne kõrvale lükkame kõrvale issanda. Ja kui täna öeldakse, et see töö on antud inimeste kätte, kuuluta Jumala päästvat arvu sõnumit, siis on eriline vastutus kõikidel, keda Jumal saadab välja kuulutama. Aga eriline vastutus on kõikidel ka nendel, kelle juurde need kuulutajad tulevad. Sest kuulutaja vastuvõtmine tähendab issanda vastuvõtmist. Kuulutaja kõrvale lükkamine tähendab issanda enda kõrvale lükkamist. Jumal teeb tööd täna sinu ja minu kaudu. Ta on andnud meile erilise osa. Ja meie võime olla Jumala suuks, Jumala käteks, hoolitseda üksteise eest, juhatada üksteist, et me võiksime saada osa kord kõikidest Jumala armuandidest. Aidaku selleks meid issand ise. Aamen.
kogudusel on teatada, et möödunud nädalal on püha ristimise kaudu Jeesuse Kristusega ühendatud ja kiriku osadusse vastu võetud 15-aastane Anette ja 10-aastane Karl Markus. Surma läbi on lahkunud ja on maetud Ats Pugri 54 aasta vanusena, Evald Kivi 87 aasta vanusena ja Meralda Konson 84 aasta vanusena. Täna me mõtleme ka nendele, kes on varem lahkunud. Me mälestame armsaid vanemaid me mälestame armast venna naist Naadi Vesselovi, kellel täitus 40 päeva surmast. Ta oli Jumala poolt hoitud inimene, kes elas 100 aastat, mille eest oleme Jumalale tänulikud. Täna mälestavad teda Anna laste ja lastelastega sugulased ja tuttavad. Me mälestame ema, vanaema ja vana-vanaema Aino Naglat tema 95. sünniaastapäeval, mis on just täna, 17. oktoobril. Teda mälestavad tütar abikaasaga, 5 lapselast kaasadega, 13 lapselast, sugulased ja sõbrad. Ja nende mälestusele meeldes me tõuseme ja palvetame. Püha kõigeväelne Jumal, me täname sind, et sina oled tulnud, et meid pattu, surma ja kuradi käest päästa. Ja täna me võime jagada elusõnumit. Surm on võidetud. Ja need, kelle elurännak on lõppenud, me palvetame sinu surmavõitja armu hoolde, puhakuna sinu rahus. Juhata neid siit ajast õndsusesse. Ava nendele taevase kodu uks, kata kinni nende puudujäägid ja luba, et nende mälestus püsiks pühana meie südames ja õnnistaks meid päevades, mis sa meil oled kinkinud. Too kõikide leinejatesse südametesse üks taevane rahu, arm ja hoidmine. Seda me palume Jeesuse nimel. Aamen. Ja lahkunud mälestusele mõeldes laulame laulust 378, 6. ja 7. salmi. Kui issand tahad seda, et pean siit lahkuma, siis lõpeta kõik häda ja rahus suren ma. Ja laulik ütleb, kui ma kõnnin ka surm pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina, Jumal, oled minuga. Su kepp ja su sau, need trööstivad mind. Aamen. Kui Jumal lubab, siis ikka igal pühapäeval kell 10 on siin jumalateenistus, kaetud on armulaud. Kolmapäeval on piiblitund, seekord käsitleme jälle Moosese elu. Neljapäeva õhtul on ikka seepalvus kell 5:30 ja pärast kell 7 ka noorte õhtu. Sel korral on leeritund erilisel kombel laupäeval kella 10 kella 2 tiibhoones. Erilise teatale on veel, et meie kogudes alustab tööd leinagrupp ja esimest korda kogunetakse 2. novembril, see on just hingede päeval,
Pauluse kiriku krüptisaalis, seal on kell 5 on krüptisaalis ka palvus, hingedepäeva palvus või kolumbaariumis ja pärast seda koguneb seal ka leinagrupp. Selle leinagrupist osavõtmiseks ei ole mingeid tingimusi, te saate kõik tulla, neid väikseid infovoldikuid on võimalik saada erinevatest kohtadest, ka kiriku ukse juurest, aga ka kantseleis on neid ja kõikidel nendel, kellel on südames veel leinavalu ja üheskoos oleks nende leina kergem muresid jagada, võtke julgelt ühendust ja liituge selle leinagrupiga. Täna palvelaulu ajal on meil võimalik ära anda ka oma ohvriand Jumala riigi töö heaks. Jumalal on hea meel rõõmsast andjast. Ja rahu Jumal ise pühitsegu meid läbi ja läbi, et kõik, mis meil on, vaim, hing ja ihu, saaksid hoitud laitmatutena meie õnnistegi Jeesuse tagasi tulemiseni. Aamen. palvetame.
kõigeväelne igavene Jumal, kallis taevane Isa, kiitus ja au olgu sinu nimele. Sa oled oma poja läkitanud maailma patust surmast lunastama ning oled ta ülendanud oma paremale käele, kogudusele peaks ja pannud kõikide asjade üle. Ja issand, sellest ajast peale ehitatakse sinu õndsuse riiki, sinu armu ja tõe riiki, surmavõimule alluvas maailmas. Ja me täname, issand, et sellesse sinu riigi ehituse töösse oled sa meid kaasa võtnud. Sind, Jumal, täname. Me palume sind, armas taevane Isa, anna meile rohkesti oma püha vaimu, et meil oleks õiget usku ja tõelist armastust sinu ja kõigi meie vendade vastu. Me palume sinu kätte kõik need, kes, nagu sinu sõna ütleb, on enda meelest rikkad, aga tegelikult vaesed ja pimedad ja alasti. Issand, saagu nende olukord, kes sind veel ei tunne, nende vaesus ja puudus meile astlaks, mis meile rahu ei anna, kuni me oleme teinud omalt poolt sinu tahtmist mööda ustavalt kõik, et ka nende üle nimetataks issanda Jeesuse nime, tema nime, kes on kõigi inimeste ainus õnnistegija ning lunastaja. Issand, kuule meid. Kallis õnnistage Jeesus, me palvetame sinu erilist armu ja õnnistust sinu riigitööle, eriti kõikidele nendele, keda sina oled kutsunud oma kuulutuse tööle ja ülesanded andnud. Ja me täname, issand, et sa oled selle käsu andnud kõikidele, minge ja tehke jüngriteks kõik rahvad. Õnnista siis, issand, igat oma saadikut, ehi neid palvevaimuga, kannatlikkuse, alandlikkusega, usuga. Toeta, issand, oma sõna kuulutajaid, et nad ka tagakiusu, halvustuse keskel võiksid olla rõõmsad sõna külvajat ja ustavat sõna edasiviijat ja ärata sina uusi töötegijaid oma riigi põllule, kes sõna viivad nende juurde, kes sinust suurt midagi ei tea, kes igatsevad sinu armu ja vajavad päästet. Õnnista, issand, oma kirikut, kogudusi, kõiki organisatsioone, kes töötavad selle nimel, et sinu armunõu jõuaks igaüheli. Me palvetame sinu kätte iga inimese, kes võitleb oma võitlust oma muredega ja püüab olla teistele toeks. Täna palvetame sinu kätte ühe 72-aastase mehe Kalevi. Ta on hooldekodus, ta on dementne. Me palume, issand, erilist armu talle ja eriti palume tema kätte ka tema tütre, kes tema eest hoolitseb, aga raske on juba saada ühendust, kuna ta haiges tundub, et ta juba suhtleb kõikide oma lahkunud omastega ja see teeb nende mõlema olukorra keeruliseks. Õnnista, issand, seda meest ja ta tütart. Olgu sinu arm nende üle, anna südamesse rahu ja juhata neid läbi kõitude ja hädade oma riiki ja luba, et sinu arm oleks neid hoidmas. Me palvetame sinu kätte tänu meeles ühe vanema abielupaari. Nad tulevad sinu ette südame tänuga. Nad sattusid raskesse liiklusolukorda. Aga issand, õnnetus jäi sündimata. Nad jäid terveks. Täna tahavad nad sind tänada, issand, et sina oled nende juures kõikide ohtude kestel ja kannad neid läbi. Me täname, issand, et sa oled olnud abimeheks nendele, aga oled abimeheks ka meie kõigile. Ole siis kõikidega, kes on muredes ja hädadega ja raskustega silmitse. Ilmuta sina nende päästvat abi ja aita neid. Ole siis, issand, meie juures kui abimees ja aitaja.
viimaks palume sind, issand meie õnnistegija, kinnita ja kasvata oma riiki meie keskel. Õnnista meie maad ja rahvast, valitsust ja kõiki, kes seisavad tõe ja õiguse teenistuses meie maal. Lase sellel tööl, mida kirikus tehakse, head vilja kanda. Saagu kogu maa täis sinu tundmist. Aita, et keegi ei peaks sinu rõõmusõnumist, sinu päästvast sõnumist ilma jääma. Hoia meid, et me võiksime pärast surma ja hauda sinu õndsas taevariigis koos kõigi inglite ja äravalitud hingedega kuulutada, kiita ja austada sind igavesti. O Jeesus Krist, Issand olgu teiega. Ülendagem oma südamed. Tänagem Issandat, oma Jumalat. Tõesti, see on õige ja kohus ja hea, et meie sind, Issand, püha kõigeväeline Isa, igavene Jumal, igal ajal ja kõigis paigus täname Jeesuse Kristuse, oma Issanda läbi, kelle pärast sina meie peale armu heidad, meie patud meile andeks annad ja igavest õndsust tõotad. Sellepärast laulame kõikide inglite ja taevaväe hulkadega sinu aunimele kiituse laulu. Halastaja taevane Isa, õnnista seda püha söömaaega kõigile, kes siin sinu laual koos on, leivast söövad ja karikast joovad ja sellega sinu poja ihu ja verd ta tõotuse kohaselt vastu võtavad. Amen. Sest meie Issand Jeesus Kristus, sel ööl, mil ta ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja andis oma jüngritele ning ütles, võtke sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta ka karika pärast söömaaega, tänas, andis neile ja ütles, võtke jooge kõik sealt seest. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii sageli, kui te iganes sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Jeesuse nimel meie palume. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest sinu määratud riik ja vägi ja au igavesti. Amen.
nii sageli, kui te seda leiba sööte ja sellest karikast joote. Te kuulutate meie Issanda Jeesuse Kristuse surma seni, kuni ta tuleb. Issanda rahu olgu teie kõikidega. Ja Issand ütleb, tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud. Mina annan teile hingamise. Astuge siis altari ligi.
meie issanda Jeesuse Kristuse ihu ja veri, meie eest ära antud ja ära valatud. Need kinnitagu ja hoidku meid õiges usus igaveseks eluks. Ja issand ütleb, vaata, ma olen su juures iga päev, maailma ajastu otsani. Jumala hea ja armla vaim, saatku sind su elu tasasele teerajale. Aamen. Tänagem issandat, sest tema on hea. Halleluuja. Ja tema helgus kestab igavesti. Halleluuja. Kõigeväeline halastaja Jumal, me täname sind, et sa meile oma sõna ja sakramendi oled andnud. Me palume sind aita, et sinu armu andid õieti vastu võtame ja tarvitame ja tõelise valguse lasteks saame. Sina oled meid kõiki kutsunud abimeesteks sinu riigi ehitamise ja levitamise töös ja käskinud õndsaks tegevat evangeeliumi nendele viia, kes sind veel ei tunne. Aita meid, issand, et hoolega sinu käsku täidame. Ärgu leidku meid laisad olevat, kes küll sinu tahtmist tundid, aga selle järele ei teinud. Anna, et me pärast seda tööd sinu õndsuse taevariiki saame, kus sind kõrgesti kiidetud kolmainus Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim, elad ja valitsed igavesti. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu.